Tere, ka minu poolt, kas pildi jagamine õnnestus niimoodi, et on korralikult terve ekraan? Jaa, Mhm. Mina olen siis teenuse juht, olen teistmoodi toetustoodete omanik, mul on erinevaid toetuseid, mida ma aitan siis välja töötada, rakendada ja nii edasi. Ma täna tegelikult räägin enda jaoks hoopis teisel teemal, aga need teemad, nii TAIE fookusvaldkonnad kui Eesti 2035 kui ka TNSA on erineval viisil ja moel minuga seotud toetusi puudutanud ja ma püüan siis anda vihjeid, kuidas see teema, kuidas see üldse nagu puudutab ja see puudutab tänases vaates kas struktuurifondi poolt rahastatud või siis taastefondi poolt rahastatud toetusi. Vist ei puuduta see suuresti Eesti riigi poolt rahastatavaid toetusi, aga võib-olla ma eksin. Aga ma järjest siis lähen, et siis alustan siis TAIE fookusvaldkondadega, et mis asi see üldse on. Kogu aeg me räägime sellisest lühendist, see tegelikkuses on siis teadus, arendus, innovatsiooni, ettevõtlus, suunaline selline strateegia, mille suunas siis on tehtud sellised valikud, mida võiks eelisarendada, et Eesti oleks konkurentsivõimeline ja tublim igatpidi. Ja neid kõike seda siis selle TAIE fookusvaldkondade vaates on nagu oluline siis, et oleks teadusarendus nagu puutumus ja ka ekspordi puutumus. Meil on ettevõtlustoetusi puudutavalt on 4 fookusvaldkonda, mis meid puudutavad. On siis digilahendused igas eluvaldkonnas, ressursside väärindamine, nutikad ja kestlikud energialahendused ja tervisetehnoloogiad. Ja ma käin kiirelt nad ka kõik üle. Esimene siis on TAIE digilahendused igas eluvaldkonnas. Meil on kõikides nendes fookusvaldkondades ka oma majas fookusvaldkonna juhid, kes neid teemasid riigi tasemel nügivad, kes näiteks toetavad meid ka, kui me erinevaid toetustooteid välja töötame, et kuidas peaks seda rakendama konkreetsel juhul. Kõik need TAIE fookusvaldkonnad on näiteks selline see toetuse puhul nagu innovatsiooni arendusosak, tootearendus, ehk siis et need on sellised ühise nimetajaga tootearendustoetused, mille puhul riik on teinud selle valiku, et teatud valdkonnas projekte toetame. Ja digilahendused igas eluvaldkonnas on selline hästi ahvatleva pealkirjaga fookusvaldkond, aga siin on ka nagu ikkagi soov riigil, et need projektid oleksid kas AI või masinõppe või suurandmed või siis tõesti robootika ja küberturbe teemalised, ehk nad oleksid pigem sellised keerulisema otsa IT-arendused, millesse need konkreetsed toetatavad projektid võiksid panustada. Siin on sellel joonisel välja toodud ka sellised suunad, mida oodatakse nendes projektides, et missugused võiksid olla konkreetselt siis need teemad, on see siis kestlikud digilahendused energeetikas, ehituses või siis ka äriprotsesside innovatsioon, et kui ma lihtsalt mõtlen praktilises vaates näiteks innovatsiooni ja arendusosaku toetuse peale, tihtipeale püütakse mingit sorti lahendusi leida just äriprotsesside innovatsioonil, aga siis ka tasub alati nagu meeles pidada, et see pigem on selline, see ei ole lihtsalt näiteks mingisuguse järjekordse platvormi arendamine, vaid see ikkagi on mingit sorti tehnoloogiate kasutamine antud vaates. Järgmine on tervisetehnoloogiad, mida soovitakse eelisarendada. Ka seal on Kristiina Sepp meil fookusvaldkonna juht asukohaga Tartus ja selles tervisetehnoloogiate puhul siis soovitakse, et tehakse sellist eri valdkondade vahelist teadus- ja arendustegevust selles just konkreetselt tervisetehnoloogiate vaates. Siis näiteks kõik need tervisetehnoloogiad, mida rakendatakse, peaksid olema siis inimkesksed, aga nad peaksid kindlasti nagu puutumusega tervisetehnoloogiasse olema. Ja kõik need
TAIE fookusvaldkonnad, need kaks kui ka need järgmised, millest ma räägin, on ettevõtja, kes esitab meile taotlust, peaks põhjendama seda taotlusvormis. Taotlusvormis me küsime, kui on vaja täpsemalt põhjendada, siis me küsime seda ka seal täpsemalt. Aga eelkõige see sisend peaks tekkima ettevõtja enda poolt. Kõikidel toetuste lehtedel peaks olema viited sinna TAIE fookusvaldkondade üldlehele, mis viib siis nendele täpsematele kirjeldustele, et soovitan alati eelnevalt tutvuda, et siis enda projekti vaadata, kas ta sobitub sinna ja kas saab seda kuidagi täpsemalt või fokusseeritumalt teha. Järgmine on siis nutikad ja kestlikud energialahendused. Fookusvaldkonna juht on Villem Vohu. Sealjuures peaksid olema siis need projektid kas kliimaneutraalsuse vaates või siis salvestamist ja tarkade võrkude vaates või siis mingil moel energia kasutuse tõhustamise ja ressursi säästlikkuse vaates. Neid projekte kõikides nendes fookusvaldkondades võib-olla ütlen seda, et neid on olnud kõik, ma arvan, et kõik fookusvaldkonnad on kaetud olnud, et mingi nurga alt alati on võimalik võib-olla oma projekti siduda, aga see tõesti peab siis ka väga otseselt seotud olema. Ja viimane on siis kohaliku ressursside väärindamine. Siin on kaks fookusvaldkonna juhti, Tiina Kontson ja Tõnu Tupits, ja nad on ära jaganud oma teemad, et toit ja puit, maapõu ja teisene toore. Et ma kiirelt käin need kõik variandid läbi ka, et toiduressursi puhul on siis nii-öelda see fookus sellel, et tegeletakse ka gaas- ja kõrvalsaaduste ja tootmisjääkide väärindamisega. Siis näiteks tegeletakse jätkusuutliku toidutoorme väärindamisega ja toiduohutuse kvaliteedi tagamisega. Ja siis järgmisena on näiteks puit. On see siis näiteks puidu mehaaniline väärindamine, et puidu mehaanilist väärindamist ma näiteks innovatsiooniosaku ja arendusosaku projektide puhul saan öelda, et seda on olnud ikkagi mitmeid ja mitmeid selle puutumusega. Siis kindlasti puidujäätmete väärindamine. Puidujäätmete väärindamine on ka ikkagi päris kasutatav olnud. Võib-olla see keemiline, molekulaarne puidu väärindamine on natukene võõram teema olnud. Aga see võib-olla eeldab ka selliseid suuremaid projekte. Järgmine on maapõu. Maapõue ressursside puhul siis need on mõeldud siis Eesti maapõue ressursid. Selline teema, mis aeg-ajalt nagu alati tõstatub, on fosforiidi teema. Võimalikud Eesti metallimaakide teema, siis ehitusmaavarade teemad, et loomulikult ka põlevkivi väärindamine ja põhjavee teema, et need maapõue ressursid on, neid peaks nagu kindlasti seostama siis Eestiga. See on see vaatepunkt. Viimane nendest TAIE fookusvaldkondadest on siis teisene toore ja jäätmed, ehk siis kuidas seda rohkem kasutusele võtta, ümber töödelda, kuidas ringmajanduse vaates toimetada ja nii edasi. Võib-olla siin lihtsalt värsked praktilised näited, et pinnasevesi ei ole, pinnasevesi oli teeks maapõue ressursi vaates, aga pinnasevesi näiteks ei ole maapõue ressurss, või siis, et põllumajanduses järgi jäävad, kombain käib üle ja siis jääb veel midagi sinna põllu peale, et kas see on näiteks jääde, see ei ole jääde, jäätmeseaduse lähtuvalt, et neid nüansse iseenesest on nendel fookusvaldkondadel mitmeid. Toon selle praktilised näited, et osaku puhul, arendusosaku, innovatsiooniosaku puhul, tootearenduse puhul, et mingisugune TAIE puutumus, TAIE fookusvaldkonna puutumus projektil peab igal juhul olema, et kui seda ei ole, siis projekte ei saa rahastada. Projekte ei saa nii-öelda ka sisulisele hindamisele suunata,
et kui kellelgi on nagu varasemalt olnud kokkupuuteid näiteks osakud toetustega, siis see TAIE fookusvaldkonda lisandumine siia on kindlasti seda valdkonna nagu fokusseeritumaks teinud, et päris igasugused projektid ei sobi. Aga ma lähen edasi Eesti 2035 teemaga, et mis siis see on, ja see on kõikides SF toetuste puhul, struktuurifondi toetuste puhul kõikides meie määrustes täna sees. Ja Margit mainis ka juba, et see siis on see, et need projektid, et toetatakse selliseid asju, mille tulemusena siis elu Eestis on pikemas perspektiivis parem. See on strateegia, mis on ära välja töötatud, ja siis selleks on sellised aluspõhimõtted, millest tuleks lähtuda, ja sihid. Et ma käin need selles vaates läbi, et mis on nagu ettevõtlustoetusi puudutavad, et tegelikult on palju laiemalt. Et mul on siin kohe alguses see link ka, et need slaidid on kõik jagamisel, et see viib sinna strateegia leheküljele, et need on jaotatud sellistesse valdkondadesse. Kiiruga vaatasin, et ühiskond, majandus ja elukeskkond on üks 3, mis pigem puudutavad neid ettevõtlustoetusi ja neid näitajaid. Ehk siis, et kui me räägime aluspõhimõtetest, siis soolise võrdõiguslikkuse indeksisse panustavad projektid peavad siis nagu selgelt sellesse ka nagu panustama, et kas tehakse selleks mingeid erilisi tegevusi või jälgitakse näiteks soolise tasakaalu põhimõtteid. Aga see peaks olema nagu selline nagu näitaja, mille panustamine on nagu otsene aga mitte lihtsalt muuseas. See on näiteks kasutusel starditoetuse puhul. Järgmine on, mis ma kollaseks olen teinud, on kasvuhoonegaaside heite vähendamine teema, et kui on mingid projektid, mis panustavad sellesse, siis ta saab valida, et ta täidab nii-öelda selle osa sellest projektist kohustusliku panustamise osa näiteks sellega. See on kasutusel just avatud digitaliseerimisteekaardi toetuse puhul. Ülejäänusid kiirel pilgul ei leidnud, aga võib-olla neid on. Siis need nii-öelda näitajad, mis on siis arengusihid. Ma tegin siin ka valikulise väljavõtte, et neid tegelikult on palju rohkem, aga ma võtsin välja need, mis on ettevõtlustoetustega seotud. Üks on siis, et ühiskond oleks hooliv ja koostöömeelne. See tähendab näiteks seda, et puuetega või siis mingid ühiskonna nõrgemad grupid oleksid kaasatud. Starditoetuse puhul võib-olla sellised praktilised näited, et näiteks ettevõtja hakkab rehabilitatsiooniteenust pakkuma või hooldekodu, siis kindlasti selle näitaja abil ta saab selle kohustusliku osa ära täita. Siis järgmised on tööjõu tootlikkus, väljaspool Harjumaad loodud SKP, teadus-arendustegevustesse panustamine ja ressursitootlikkus. See väljaspoole Harjumaad loodud SKP elaniku kohta on üks põhilisemaid, mis erinevates toetustes läbi käib, ja selle täitmine on selles mõttes nagu selline mustvalge, et kui te tegutsete ettevõtjana või projektina, viite läbi projekti väljaspool Harjumaad, siis te täidate selle ära. Ressursitootlikkus on mitmetes kasutusel, on osakus kasutusel, on minu arust tootearendus kasutusel, on starditoetuse puhul kasutusel, ja see tegelikult tähendab seda, et te võtate konkreetsest ressursist rohkem välja, kui on tavapärane Eestis. Et Eesti on täna suhteliselt lõpuotsas Euroopa Liidu vaates näiteks just sellest, et 1 kilogrammist ressursist võetakse kõige vähem nii-öelda toodet välja, et seda peaks tõstma. Ja viimane on siis ligipääsetavuse näitaja. Seda ligipääsetavuse näitajat on näiteks, kui te teete mingisugust projekti, mis hõlmab endas IT-arendust, siis eeldatakse, et see IT-arendus on kättesaadav või see näiteks mingisugune keskkond, mida luuakse, on kättesaadav ka praktilises mõttes näiteks pimedatele inimestele, aga ligipääsetavus on ka nii-öelda
füüsiline ligipääsetavus ehk siis, et kui luuakse mingisuguseid keskkondi, siis sinna saavad kõik ligi, kes vajavad selleks abivahendeid või ka need, kes ühesõnaga kõik saavad ligi. Ja viimane teema, mida ma puudutan ühe slaidina, on siis DNSA ehk siis ei kahjusta oluliselt teema. Ehk see on siis miski, et konkreetselt selle majandustegevuse tulemusena ei tekitata olulist kahju tervikuna keskkonnale. Ja neid, mida jälgitakse ja mida hinnatakse, on siis 6 kliima- ja keskkonna eesmärki. Joonisel ka välja toodud ökosüsteemid, saaste vältimine, ringmajanduse teema, vee- ja mereressursi kestlikkus, kliimamuutustega kohanemine ja kliimamuutustega leevenemine. Meil see DNSA teema on nagu väga erineval tasemel nendes taotlustes. Näiteks osades on hinnatud juba määruse tasemel ära, et konkreetsed tegevused ei kahjusta oluliselt. Üks praktilisemaid näiteid on ilmselt innovatsiooni ja arendusosak. Seal lihtsalt ettevõtja kinnitab taotluse esitamise lõpus kinnitusnimekirjas ja kogu lugu. Aga toon teise praktilise näite, et võib-olla tööstusettevõtjad teavad sellist toetust nagu digipöördetoetus, siis seal on vajalik konkreetselt see projekt koosmõjus ettevõttega nende 6 kliima- ja keskkonna eesmärgi vaates ära hinnata, ega ta ometi ei kahjusta oluliselt. Kui tekib olukord, et kahjustab oluliselt, siis tuleb hakata leevendusmeetmeid välja mõtlema. Aga kui ma mõtlen täna meil digipöördetoetuste peale, mis meil on olnud, siis vist ei olegi olnud sellist, kes on lõpuks sellises olukorras, et kahjustab oluliselt. Ja kui ta on sellises olukorras, siis me lõppkokkuvõttes ei saa toetada. Aga enamasti projektid jõuavad selleni, et nad teevad midagi sellisel viisil ja moel, et see ei kahjusta oluliselt ja me saame toetada. Et see on selline kiirülevaade, et need projektid, need 3 teemat, nad mingil viisil ja moel taotlemist puudutavad. Kas me küsime täpsustavaid küsimusi taotlusvormis või on see ainult kinnitus taotluse lõpus või siis tõesti peab mingisuguse hindamise läbi tegema, et see puudutab SF-i taastefondi vaates kõiki, aga siis millisel juhul mida? Näiteks TAIE fookusvaldkond ei puuduta starditoetust, samas osakuid puudutab, et see on väga erinev. Aga minu poolt on nagu slaidide mõttes kõik.